tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. Mul on hea meel olla teie ees videoga, mis on siis nüüd selline huvitav ladumine, mis puudutab siis nüüd meie uut 12 loomamärgi või päikesemärgi oleks võib-olla õigem öelda, uut aastat, mis siis omakorda tähendab seda, et saabumas on punase tulihobuse aasta, mis tegelikkuses saabub siis 17. veebruaril. Ja kasutan siis nüüd kohe kõigepealt võimalust anda teile teada üks väga hea uudis. Ja see on nimelt see, et Pärnu konstellatsioonide töötuba ja koostöös tähtede ja pärlite heade kolleegidega oleme võtnud nõuks teha tulihobuse aasta vastuvõttu glamuurse ürituse. Miks glamuurse? Seekord, kuigi me oleme teinud igal aastal neid üritusi, siis seekord sellepärast, et see peab tulema koos vilede ja tuledega, koos sära ja sädelusega. See peab olema ääretult äge, kihvt üritus. Ja seda eelkõige selleks, et teie uus aasta, mu head vaatajad, kuulajad, lähekski mõnusa hooga, tempoga ja just nimelt selles suunas, kuhu te tahate, et ta läheks. Ja ma rõõmustan teid sellega, et ma annan teada, et veel on kohti tulehobuse aasta vastuvõtule. Ja kui sa nüüd ruttu vaatad selle video ära ja leiad, et sina tahad sinna kindlasti kohta saada, sest seal me teeme ennustusi järgmiseks aastaks, meil on glamuurne kihvt show sellel aastal, meil on veel üllatusi, meil on loosid, üks asi, mis me kindlasti välja loosime, on üks tasuta isiklik töö, konstellatsioonitöö. Ja seal on veel üllatusi, seal on veel loose, auhindu, kingitusi, ennustusi. Nii et see on üks äraütlemata vahva üritus 17. veebruaril 2026. aastal. Ja mõistagi on see Pärnus ja mõistagi ta on väga kihvt ja äge üritus. Nii et kes sa seda ladumist nüüd vaatad, paratamatult sa said selle olulise informatsiooni teada, sest muidu sa ei oleks juhtunud seda videot vaatama, kui sul ei oleks seda informatsiooni teada vaja olnud. Nii et nüüd nibin-nabin ruttu, kui see sind kõnetas, siis video lõpus ja nagu kõikide minu videote lõpus on minu isiklik kontakt. Ja kui sa veel tahad minu tegemistest rohkem teada saada, nagu ka sellest tulihobuse aasta vastuvõtust, siis loomulikult sa saad seda teha, kui sa lähed minu kodulehele www.constellation.com ja sealt sa saad kõik minu koordinaadid, minu tegevused ja kõik minu ka kokkusaamise võimalused ja kontaktid. Nii et hetkel ma tänan sind, et sa kuulasid selle olulise informatsiooni ära ja järgmiseks ma siis teen ennustuse selleks samaks algavaks tulihobuse aastaks nüüd kõikidele päikesemärkidele. Ja loomulikult on see ju ikkagi meelelahutusliku sisuga ja mõistagi ei ole vaja siit otsida punkt punktilt mingisugust ettekuulutust, vaid see on kindlasti osa sellest, mida sinu alateadvus tahab sinule edasi öelda. Ja kui sa juhtud seda videot vaatama mingil muul ajal, kui see tulihobuse aasta on juba alanud ja vastu võetud, siis see tähendab seda, et sa pead ikkagi kuulma seda sisu, mis siit praegu tuleb. Nii et moel või teisel oled sa ikka õiges kohas alati, kui su nupp vajutas või su näpp
sõrm vajutas nupule vaata. Nüüd aga head mõnusat vaatamist. Tere, mu head kalad. No nii, vaatame, mida toob tulihobuse aasta. Vaatame, mida toob tulihobuse aasta kaladele. Ja kõigepealt alustame sellest, et vaatame selle äratõuke hetke või äratõuke momendi, et millest siis nii-öelda alustada ja mis on siis see hetk, mis siis kõigepealt nagu tahab tähelepanu. Oh sa taevake, taevake. Vaat see on nüüd tõeliselt vahva ladumine, kuna kalad on nüüd siis järjekorras nii-öelda viimased miskipärast nii-öelda selles aastaringis, siis ma võingi öelda, et lõpetuseks enam paremat algust olla ei saa, kallid kalad, kui teie lähete mehele. Loomulikult kõik vaatavad ikka nüüd enda järgi selles mõttes, et ega nüüd tuhanded inimesed nüüd vast korraga mehele ka ei lähe, eks ole, kes on kõik kalade tähtkuus sündinud. Aga kaart on selline. Ja ma praegu vaatasin, kas see video nüüd käib või jäi ta nüüd seisma, aga tundub, et ta ikkagi käib. Nii et ma siis üritan jätkata praegu. Ja mulle tundub, et ma pean ikkagi vahepeal vaatama mingi internetiühendusega väga pahasti, pahal ajal. Aga ma üritan jätkata, kui nüüd katkeb, siis ma ei teagi kohe, mis saab. Nii et lühidalt on siis nii, et kalad on ise enda jaoks kõige tähtsamad, et see küps naine, mis on siin nagu pildil kujutatud või kes on siin pildil kujutatud, siis nii, ma vabandan, ma korraks pean vaatama. Üks hetk, ma panen korraks stopile. No nii, kallid kalad, nii hästi alanud ladumine, et ma loodan, et ma saan selle lõpuni teha. Et mõtle siis selles, et kes on kooselus, see saab kindlasti mehele minna. Kes on võib-olla mingis teist liiki suhtes, see saab selle suhte viia järgmisele tasandile. Kõige tähtsam, kallis kala, oled sa ise endale. Sinu küpsus, sinu sisemine väärikus, oled sa mees või oled sa naine, see ei oma enam tähtsust, on number 1. Ja siis on ka tegemist küpsesse suhtesse minnes, küpse suhte ja õnneliku suhtega. Aga vaatame, mida kuldne taro ütleb. Nii, kuldne taro ütleb, et praegu paistab, et siin paari lähevad, sina kalad, kes sa nüüd vaatad, eks ole, kui sa nüüd oled veemärk, siis on sul mingisuguste neitsi mõjutustega tõusumärk, pakun varianti, või on sul siis maamärgi kaaslane tulemas ellu, või on sul õhumärgi kaaslane tulemas ellu. Igal juhul on nii, et mingisuguse väikese vapustuse oled sina üle elanud ja sealt pead sa liikuma sellisesse rahusse, enesekindlusesse, liikuma just nimelt sellest tornist eemale, leidma sisemise tasakaalu, leidma rahu, leidma küpsuse, tegema rahulikult tulevikke plaane ja võtma siis vastu inimese, kes saab võib-olla olla sulle sellel teel toeks, sest siin ei ole nagu võimalik muid asju rääkida, kui siin äratõuke moment on puhas isikliku suhte teema, sisekaemused,
teist korda, eks ole. nii et vaatame, mida juuraoraakel, kas tema oskab meile midagi veel lisaks öelda siia. näed, ta ei ütle sulle mitte midagi muud kui tõesti seda, et edaspidi, alates hobuse aastast, on sinu elu ultreeritult või väljendudes või natukene võib-olla liialdatult, aga võib-olla ka mitte, väljendudes edaspidine elu on sul lust ja lillepidu. Et kui sa siiamaale oled pidanud tõesti tegema siin erinevaid plaane, vaatama erinevates suundades, mõtlema, kuhu liikuda, kuidas liikuda, miks liikuda, eks ole, siis nüüd hobuse aastal sa saad endale lubada juba natukene turvalisemat ja kergemat olemist. Aga vaatame, mis armastuse ja romantika oraakel selle kohta ütleb. Nii, ta ütleb kõigepealt seda, et sa peaksid oma armastust kastma nagu lillekest, et ta õide püsiks, õide puhkeks ja ka kogu aeg oleks toidetud ja kastetud. Ja mis on kõige tähtsam, vaata need üleelamised, mis sa nüüd oled siin maa aastal üle elanud ja millega sa oled rinda pistnud, siis see emotsionaalne pagas, vaat see tuleb nüüd maha jätta. Sellest tuleb distantseeruda, sellest tuleb kohe väga kaugele minna ja samal ajal sinu armastus, ükskõik kus kohas see sinu armastus ka hetkel ei oleks, kas ta on sinu juurest ära liikunud põhjusega, põhjuseta, mis iganes, pea meeles kõik see, mis on sinu oma ja kuulub sulle, see ei lähe kunagi sinu juurest ära. Sinu juurest läheb ära ainult see, mis või kes ei ole pidanudki A, kas sulle kuuluma või sinu juures olema või B, kes pole seda kunagi olnudki. Et väga paljud inimesed elavad ju jätkuvalt edasi roosade prillidega peas ja kujutavad endale ette, et tal on näiteks partner, samal ajal kui see partner ei ole mitte kunagi talle öelnud, et ta tahab temaga ühist tulevikku luua. Vaadake palun enda sisse, vaadake oma küpsuse astet ja mõelge, millegipärast tuli see läbi praegu. Et kui see on see, millest te peate transformeeruma, lahti laskma ja kui see on see torm, mis teeb teid kurvaks, siis las tema teeb, sellepärast et see oli õppetund. See tuli nüüd läbida ja tuli teha natukene tõsisemaid plaane ja tuleb üks vahedam ja tõsisem mõõkade kuningas. Väga paljudele tuleb mõõkade kuningas. Väga paljudele võib tulla mingi müntide kuningas või kuninganna, eks ole. Ka selline truu ja tugev ja selline maine ja samal ajal mõõkade kuningas on meil teada tuntud vaheda sellise mõtlemisega, kindlameelne, impulsiivne, enesekindel, ta tunnetab oma missiooni, ta võib olla väänik, ta võib olla lõbustav, ta võib olla ebatavalise huumorimeelega, ta võib koguni ebatavaliselt riietuda. Ja muidugi suhtes võib mõõkade kuningas tekitada ka draamasid, nii et siin ütleme niimoodi, et meil ei ole olemas ideaalseid inimesi, eks ole. Me kõik peame enda sisse vaatama ja aru saama, et me keegi ei ole ideaalne. Nii et aga tööküsimustes ta võib olla kas jurist, konsultant, mingisugune, ma ei tea, metallidega seotud erialad, sõjaväelased, politseinikud ja nii edasi. Ma kogu aeg vaatan ikka, et mul see lindistaks, ma vabandan, kallid kalad, ma loodan, et ei pahanda. Aga ma ei ole tõesti sellele internetile midagi teinud. Nii, aga nüüd siis vaatame, mida ütleb Ingli Taro siia juurde. Nii, kallis kala. Sinule siis öeldakse, et sina kaitse enda uskumusi ja otsuseid ja jää alati endale kindlaks. Aga vali oma lahinguid arukalt. Vaat siin ongi see, et võib-olla mingisugune
lahing sai löödud liiga ennatlikult ehk. Ja seetõttu on selline haavade lakkumise hetk praegu ja see pagas tuleb nii-öelda maha raputada, eks ole. Aga nüüd, kui edaspidi lahingusse minna, siis tuleb hoolega valida, milliseid sildu põletada ja milliseid sildu ületada, eks ole, ja vastupidi, milliseid sildu ületada ja milliseid põletada. Ja samal ajal sa võid olla ise, aga suure tõenäosusega võib sul olla veel valikus üks tulikuningas, üks eesmärgikindel ja idealistlik, auahne ja karismaatiline mees. Nii et sul võib siin olla oi, kui palju mehekandidaate enne, kui sa üldse otsustad selle jah-sõna öelda. Ja samal ajal võib see tulikuningas sinu elus olla lihtsalt üks tore inimene, lihtsalt ta võib sinu perekonda juba praegu kuuluda, aga see on inimene, kes on sulle lihtsalt toeks. Ja kui me räägime sellest, et mida see tulikuningas nagu sulle tuleb ütlema, siis ta ütleb, et keskendu. Edasta oma nägemus teistele ja ole juht. Nõuanne loomingulistelt inimestelt. Ehk siis ta on tegelikult suur loomingulisuse kaart, et kõige selle isikliku elu kõrval siin on nagu sauad ka väljas, siin on sauade 7, tegelikult siin on sauade 3, ehk siis kõige selle isikliku elu ja draamade ja mehele mineku virvarris ära siis unusta oma vahvat töö tegemist, ära unusta olemast see, kes sa tegelikult päriselt oled ja olla tahad. Ja vaatame, mis on sinu tootem loom, kallis kala, kes või mis võiks sind aidata olla keskmes, olla sina ise ja kuulata võib-olla siis häid nõuandeid, kui on inimesi, kes on sulle valmis ulatama abikäe, siis kes või mis oleks see tootem, hingetootem? Oi, sinul on siis igasugused võimalused avatud ja tead, kes sinu tootem on? See on täiesti hämmastav, ma ei ole kala, aga ma pean praegu näitama sulle, kallis kalakene, et kes on sinu tootem loom. Vaadake, kallid kalad. Seesama imetabaselt kaunis ükssarvik. Seesama ükssarvik aitabki sul näha ja mitte näha mittevajalikku ja näha vajalikku. Ja näha seda, kui maagiline armastus on sinu ümber ja seda, kuidas on võimalik oma eesmärgini jõuda. Nii et näed, minu tootem küll ei olnud ükssarvik, aga kui sul juhtub olema selline ükssarvik kodus, võta see endale iga kord, kui sa talle otsa vaatad, siis sa saad aru, mis ma tegema pean. Eks ole, mulle tuleb see meelde, see on minu väike maskott. Nii nagu Eesti olümpiamängude maskott oli imekaunis vahtraleht. Nii on sinul nii on sinu maskott imekaunis ükssarvik. Ja mis saab kaunimat olla, kui lõpetada siis see ladumine sellega, et kallid kalad, kui sa iseenda seest üles leiad, kui sa oma seisukohti kaitsed, kui sa oled endale omaselt pehme ja naiselik, siis võib sind sellel aastal oodata abielurand. Nii et kui sa tunned, et sa tahad lusti ja lillepidu minu seltskonnas, Pärnu konstellatsioonide grupi seltskonnas, siis sa oled oodatud 17. veebruaril tulihobuse aasta vastuvõtule, kes kappab samamoodi nagu see ükssarvik. Ja kui sa ei soovi, siis sa ei soovi. Siis me kohtume sinuga siis, kui kohtume. Kas isiklikult või siin ladumistes, igal juhul siis, kui sa seda soovid. Aga mina soovin sulle kõike imetabaselt kaunist veel sellel maaaastal ja loomulikult ka uuel tulihobuse aastal.